Kuidas me saame takistada oma lastel muutumast demoraliseerituks, manipuleerituks, laisaks, tänamatuks, vihkama valesid asju ja armastama hullumeelseid asju nagu sotsialism? Ma mõtlen, vaadake lihtsalt seda tüdrukut. Te ju ei taha, et teie laps oleks selline, eks? Ma vihkan kapitalismi. Ma vihkan Trumpi ja kogu tema administratsiooni. Ma vihkan Iisraeli riiki ja Netanyahud, seda sinisilmset deemonit, Erika Kirgit ja kogu seda tema värki. Ma vihkan miljardääre ja triljonääre. Miks kurat meil on triljonäär, kui inimesed surevad nälga? Meil ei ole triljonääri. Ta ei ole enam triljonäär. See selleks. Meil on ressursid, et elada nii lihtsalt elu. Ja mis siis? Ja. Ma vihkan meie tervishoiusüsteemi. Ma vihkan tehisintellekti. Ma vihkan korporatsioone. Ma vihkan kogu seda neetud asja. Inimesed on väiksemate asjade pärast mässanud. Mida me teeme? Ma ütlen sulle, mida me teeme. Sa langed kõigi nende internetis levivate manipuleerimisvõtete ohvriks. Mida ma sellega mõtlen? Sa oled kõiki neid maininud. Sa ei taha triljonäre, sa tahad sotsialismi, sa vihkad Iisraeli, sa vihkad Erika Kuki, sa vihkad Trumpi, sa ei usu tehisintellekti. Sõna otseses mõttes kõik, mis aitab ja toetab Ameerika ja lääne vaenlasi, on see tüdruk omaks võtnud. Ja mitte ainult, et ta on selle omaks võtnud, ta ka kurdab, kui raske kõik on ja kui lihtne elu peaks olema, kuigi tema elu on ilmselgelt uskumatult lihtne, sest ta elab tänapäeva maailmas. Kui ta viia tagasi 300 aastat, oleks olukord hoopis teine, siis ta saaks aru, kui keeruline elu tegelikult oli. Ja ometi on see uus nähtus. Sellised näevadki tänapäeva noored välja. Tänamatud kõige üle kaeblevad. Nii kergesti manipuleeritavad internetikampaaniate poolt, mis annavad neile kindlad jutupunktid, millest nad ise midagi ei tee. Muidugi ei mainida seda, et see triljonäär on teinud 100 000 inimesi palju jõukamaks. Ja just nii majandus töötabki. Ei, tema ajab sotsialistlikku ideoloogiat ja ta ainult kurdab ja me peame selle vastu midagi ette võtma. See naine on ilmselgelt ebastabiilne. Ta peab taustale jooksma, siis tuleb ta tagasi. Ta on nii ärritunud ja vihane, et ta ei suuda isegi paivan seista. Ta peab ära jooksma, kätega vehkima. Ma mõtlen, et mõne noorema inimese puhul on tõesti midagi väga valesti. Ja kui me vaatame tema profiili, siis see ongi tema siin ning tal on kõik massilise indoktrineerimise klassikalised tunnused. Tema biograafias on Palestiina lipp. Kui sa vaatad tema profiili mobiilis, siis näed, et ta on oma biograafiasse lisanud eelistatud asesõnad, üllatus. See on sõna otseses mõttes nii, et kui sa näed kedagi, kellel see on, siis tead kindlalt, et tal on madal IQ. See on kõige lihtsam madal IQ test. Kas nad on osa islamistlikust rühmast, kes üritab võimu haarata, või nad on osa rumalatest vasatpoolsetest, kes on langenud islamistide manipulatsioonitaktikate ohvriks? Madala IQ-ga inimesed, või siis need, kes mingil põhjusel on langenud madala IQ tasemele, tead küll, juudi vihkamine, mis on samuti üsna igav ja väsitav. Kõik nad mahuvad ühte ja samasse kategooriasse, kuigi nad võivad välja näha väga erinevad. Neid on lihtne manipuleerida ja ausalt öeldes, kui ma seda näen või kui nad on nemad, siis ma mõtlen madal IQ. Aga me oleme siin selleks, et rääkida, mida me saame teha, et meie lapsed ei lõpetaks samamoodi. Ja Glenn Beckil on palju vastuseid. Sa hakkad seda vaatama. Muide, tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen Meira ka, sinu saatejuht. Kindlasti vajuta tellimisnuppu, et sellele hoogu anda. Meil on peagi tulemas põnev teadaanne, nii et hoia silm peal. Nüüd oled osa liikumisest. Liikumisest, mis seisab vastu hullusele ja eriti meedia manipulatsioonile, mis näib mõjutavat järjest rohkem rumalaid inimesi. Me peame seda muutma. On midagi erilist, kui räägid kellegagi, eriti oma poja või tütrega, ja sa võid lihtsalt ühe lihtsa küsimuse esitada ning öelda. Vaata, ma tean, et sa arvad, et ma üritan sind mõjutada Donald Trumpi või kellegi teise poole, või et ma tahan sind konservatiiviks muuta. Ma ei tee seda. Ma tahan lihtsalt sulle mõned küsimused esitada, sest olen sinult kuulnud juttu sotsialismist. See, et noored lapsed tegelikult arvavad, et sotsialism on hea asi, tähendab, nad on nii kaugel sellest, mida ajalugu meile õpetanud on ja milline maailm varem välja nägi sotsialistlike ideoloogiate all. Aga tänapäeva vanemad leiavad end tohutus segaduses, sest ilmselgelt, mida vanemaks saad, seda rohkem inimesed, välja arvatud juhul, kui sul on kaenlaalused karvad, kipuvad ajurakke juurde saama ja mõistma, mis maailmas tegelikult toimub. Ja sellepärast, mida vanemaks saad, seda rohkem kipud parempoolsete poolt hääletama, sest sul on intellektuaalsed võimed ja sind ei ole ka sünnist saati ajupestu. Sa kasvasid üles maailmas, kus jah, meedia oli manipuleeriv, aga see toimus ajalehtede kaudu, mitte tohutute veebis levivate infokoguste kaudu. See lihtsalt aju peseb ja aju peseb. Ja nii paljud vanemad leiavad end olukorrast, kus neil pole aimugi, kuidas rääkida. Hull laps, kes usub ohtlike asju, hääletab ohtlike asjade poolt. Ja see on nii selge kui päev. Ja seetõttu tahan ma lihtsalt sulle mõned küsimused esitada. Kui sa tunned, kui sul hakkab ebamugav, siis teeme lihtsalt korraks pausi ja naerame millegi üle ning siis tuleme selle juurde tagasi. Sest
see ongi see, mida ta soovitab vanematel teha. Istuda koos lastega maha ja öelda, räägime natuke. Ma tahan sulle mõned küsimused esitada. Kui hakkab ebamugav, proovime lihtsalt hoida õhkkonda kerge ja mõnusa, eks? Ma ei ürita sind milleski veenda. Ma tahan lihtsalt sulle küsimusi esitada. Ma ütlen sulle, miks see on oluline, sest sa pead mõistma, et kui su laps ajab hullumeelseid ideoloogiaid, siis on ta saanud ajupesu, mis tähendab, et ta on sisuliselt osa ideoloogilisest kultusest. See võib kõlada liialdusena ja hirmutavalt, kuid see tähendab, et nad langevad internetis levivate manipulatsioonitaktikate ohvriks. Kujuta ette, et need on võrguvälised manipulatsioonitaktikad ja nad on väga pühendunud asjadele, mis on neid mõjutanud. See tähendab, et kui sa tuled ja püüad end tõestada, neid ümber veenda ja endale õigust anda, siis see ei toimi. Nad on nii sügavalt ajupestud. Aga võib-olla saad sa esitada õigeid küsimusi, et panna neid oma argumentide probleemide üle mõtlema. Ja siin on esimene küsimus. Kui sa ütled sotsialism, kas sa mõtled selle all seda, et valitsus maksab nagu Taanis 60% asjadest kinni? Või et valitsus omab asju? Sest need on 2 erinevat riiki. Nii et kumb see siis on? Kas seal on eraomand? Või tahad sa lihtsalt suuremaid turvavõrke? Teisisõnu, kas sa tahad, et valitsus suudaks sind kaitsta kurjade üksikisikute eest, keda sa kardad? Või sooviksid sa, et sul ei oleks kunagi tulevikus lubatud midagi omada, sest valitsus omab ja kontrollib kõike. See on natuke teine asi. Ja muidugi, pea meeles, et see sotsialism, millesse neid noori on indoktrineeritud, ei ole päris sotsialism. See on lihtsalt ümbernimetamine. Tulge enne kõik hakkame elama võrdsuses, mis kõlab küll kenasti, aga ausalt öeldes on täiesti kasutu. Sina ja mina teame seda, aga lapsed ei pruugi seda teada. Küsimus number 1. Kui see lihtsalt tähendab, et valitsus maksab mõne asja eest, siis oleme me olnud sotsialistlik valitsus juba alates 1790 aastast ja vaidlus on sellega lõppenud. Siis me ei ütle, et viskame kõik muu minema. Me lihtsalt ütleme, et okei, me peame vaidlema maksude üle ja kui suureks see turvavõrk läheb. Kas see on see, mida sa mõtled sotsialismi all? Sa ütled, et süsteem on paika pandud. Mul on oma arvamus, sest ma arvan, et see on paika pandud, aga ma tahan teada sinu käest. Kes selle paika pani? Kellele sa annad? Kellele sa annad selle võltsingu? Kes seda võltsib ja kes selle ära lõpetab? Ma arvan, et oluline on siin see, et kui nad ütlevad, et see on juutide süü või Trumpi süü või Erika Krooki või mingi muu jama, mida neile on sisendatud, siis sa tead oma peas, et neil ei ole õigus. Ära proovi neid veenda, et neil ei ole õigus. Lihtsalt lase neid see välja öelda. Lõpuks, mingil hetkel saad sa neid küsida, okei, kellele on kasulik, et sa seda usud? Millised on need osapooled, kellele on kasulik, et sa arvad, et juudid juhivad kõike? Võib-olla on need juudi vihkajad, võib-olla on need, kes üritavad tungida ja sind tähelepanu kõrvale juhtida. See tuleb hilisemas etapis, kui nad hakkavad neid küsimusi ise esitama. Aga ära suru oma arvamus neile peale. Lase neil lihtsalt selle üle mõtlema hakata. Kuidas see toimib? Sa ütled, et oled sotsialismi poolt. Olgu. Kui palju maksab täna üks leivapets? Umbes. Sa ei pea täpselt summat teadma. Ma ei ürita sind piinlikkust tundma panna. Sa isegi ei tea leiva hinda. Mis see siis on, kui palju maksab täna üks leivapets või midagi sellist? Mis see maksab? Nüüd ütle mulle selle inimese nimi, kes selle hinna otsustas. Kes otsustab leiva hinna? Kas keegi? Üks nimi, mõni ettevõte, keegi. Kui keegi ei seadnud leiva ülemaailmset hinda, siis kuidas see hind paika sai? Ja kuidas see hind püsis iga päev, igas poes, kogu su elu jooksul enam-vähem õige? Kas sa tead, mis põhjustab leiva hinna tõusu? Kas oled mõelnud inflatsioonile? Mis on inflatsioon? Need on küsimused, mis panevad su lapse mõistma, et ta peab rohkem uurima. Siin pole eesmärk neid ühe vestlusega veenda. See on selleks, et panna neid mõtlema selle üle, et oota nüüd. Ma ei tea, ma ei oska sellele vastata. Miks ma ei oska sellele vastata? Kui nüüd juhtub, et su lapsel on väga madal IQ, siis kahjuks nad lihtsalt vihastavad sinu peale, et sa küsid neilt midagi, mis paneb neid enda ebamugavalt tundma. Aga kui neil on tegelikult natuke talupoja mõistust ja nad usaldavad ning austavad sind, siis võivad neid need küsimused isegi huvitada. See ei tähenda, et nad ei hakka sinu vastu end kaitsma. See ei tähenda, et nad vestluses sõna ei võta. Aga sa tahad hakata neile sisendama asju, mis panevad neid ise mõtlema, mida ma siin olen 2 silma vahele jätnud. Miks mina ei tea, kui nad sellest räägivad, miks ma ei tea, kuidas leiva hinnakujundus töötab? See on tõesti kummaline asi, millest ma midagi ei tea. Kas sa oskad nimetada ühtegi riiki, kus riik võttis tootmisvahendid end omandisse ja vaesed said rikkamaks? Ja ma ei ürita nalja teha, ma tahan näidet. Ja ma võtan parima, mis sul on, aga kus on see koht, kus vaesed said rikkamaks? Vaatame seda lähemalt.
kui valitsus võtab üle ja püüab kontrollida, kas see tegelikult aitab neid inimesi, keda sa püüad aidata. Jaa, muidugi see takistab rikastel väga rikkaks saamast. Väga hea, see on süüdistamismäng, aga see ei tee vaeseid rikkamaks. See on oluline. Oluline, sest neile öeldakse, et see on lahendus vaestele inimestele. Ja pea meeles, selle keskmes on nende hirm, et nad jäävadki alati vaeseks, et just nemad kannatavad nende kurjade valitsuste tõttu. Ja mida sa püüad neile näidata, on see, et oota nüüd, valitsused võivad olla isegi kurjemad, kui sulle on räägitud. Lihtsalt mitte sellised viisil, nagu sa oled uskuma pandud. Kui piir avatakse, ükskõik milline piir, ükskõik millisel aastakümnel selles riigis, mis suunas inimesed jooksevad? Kes ehitas müüri ja mis suunas olid relvad suunatud? See on tõesti huvitav küsimus. Mis suunas inimesed jooksevad? Miks neid inimesi, keda te nii väga püüate kaitsta, tahetakse teie riigist välja saata? Miks nad tahavad teie riiki tulla? Kas teie riik võib-olla on parem, kui teile on räägitud? See on väga hea küsimus. Ma tean, et asjad on halvad. On küll. Ja ma ei eita seda. On küll. Aga ma tahan teada, kas meil on mingit perspektiivi. Kas sa eelistaksid olla täna vaene või olla rikas aastal 1900? Muide, ühel teist on antibiootikumid, teisel ei ole. Kas sa eelistaksid olla vaene siin või vaene Aafrikas? Näete, proovige neile meenutada, et nende küsimuste eesmärk on näidata neile, et oota nüüd, võib-olla see kogu jutt, et minu riik on kõige hullem, võib-olla see ei ole tõsi. Võib-olla ma tegelikult ei usu seda. Võib-olla ma lihtsalt kordangi seisukohti, mida mind on manipuleeritud kordama. Kui sina ja mina sõlmime kokkuleppe, teeme mõlemad tehingu. Ma astun sinu poodi, teen tehingu ja mõlemad lahkume rahulolevana. Kes sai haiget? Keegi teab otsustama, kui palju sinu töö väärt on. Kas sa tahad, et selle otsustaksid sina ja see, kes sulle maksab, või kolmas mees koos armeega, kes pole kumbagi teist kunagi kohanud? Küsi oma lastelt neid küsimusi ja proovi pidada nendega ratsionaalset vestlust ning kuula neid. Ära püüa neile midagi õpetada. Kuula neid. Esita küsimused ja kuula. See ongi kõige olulisem. Kuula neid. Ära suru oma vaatenurka peale. Me teame, et on võimalus, et sul on tõesti õigus, aga su laps ei taha kuulda, et sul on õigus ja su laps ei taha tunnistada, et sul on õigus, eriti kui ta on vihane ja raevus süsteemi peale. Mida sa vajad, on see, et nad ise aeglaselt mõistaksid, et võib-olla nad eksisid ja et nad suudaksid selle protsessi alandlikult läbi teha. Viimane asi, mida noor laps tahab teha, on öelda, kõik, mille pärast ma teiega tülitsesin, olin mina eksinud ja teil oli õigus. Ja ma vabandan. Lapsed ei toimi nii. Neil on uhkus ja neil on ego. Seetõttu ei taha sa neid nurka suruda nii, et nad keelduvad tõde tunnistamast lihtsalt selleks, et sulle vastu hakata. See on kõige halvem asi, mida sa teha saad. Aga kui sa kuulad neid ja lased neid ise aru saada, et midagi on valesti, võib see mõte pikas perspektiivis väga palju aidata. Ma kordan, ära vaidle. Sinu eesmärk on pidada ratsionaalset ja mõistlikku vestlust, et saaksid aru, kus nad on ja kas nad suudavad veel mõelda. Sa võid vastu vaielda ja küsida, kas sa oled sellele mõelnud? Või kui sa küsid, esita nende vastuse peale mõni lihtne täpsustav küsimus. Kui sa seda ütled, siis ma püüan lihtsalt aru saada, kas sa mõtled X, Y ja Z. Räägi sellest oma lastega ja siis hiljem sel nädalad räägime sellest. Helista mulle ja räägi, kuidas see vestlus lastega läks. Lihtsalt küsi neilt neid küsimusi. Mulle meeldib see, sest me räägime tihti sellest, kuidas meil on kõik need probleemsed asjad, aga mõnikord on meil vaja konkreetseid asju, mis aitaksid. Inimesi kuristiku äärelt tagasi tuua, neile näidata ja ikka ja jälle meelde tuletada, et võib-olla need asjad, mida nad usuvad, ei pruugi olla õiged. Mitte sellepärast, et sina oled õige, vaid sellepärast, et nad ise saavad sellest aru. See on esimene samm, et proovida midagi muuta võitluses indoktrinatsiooni, manipulatsiooni ja sektide vastu. Me kõik teame, et kui keegi kuulub sekti ja sa lähed talle ütlema, et sa ei peaks selles sektis olema, siis see ei toimi. Aga kui sa tuletad neile meelde, mida nad võivad sellest sektist olles ilma jääda, siis see võib midagi muuta. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.